Tere tulemast veebiseminarile IDEA staatika, BIM link Robot Structure Analysisega. Kohe vabandan ette ära, et mul oli siin 3 nädalat tagasi COVID ja ma võib-olla köhatan järsult, et palun ärge olge pahased mu peale. Tänane sisukord näeb siis selline välja, et kõigepealt on väike sissejuhatus, siis teeme kiire ülevaate erinevatest IDEA static application itest, siis teeme läbi mõne praktilise näite nii terase kui betooni poole pealt ja siis natukene tulevastest arengutest ja nagu ikka lõpus siis väljavaatus. Kui on küsimusi, siis Q&A nupp peaks teil kuskil seal all olema. Vajutage seda. Ja ma üritan vastata jooksvalt, kui ma vähegi oskan. Tutvustan ennast ka, Tiit Pürkland. Siin on kirjas 7 aastat projekteerimiskogemust, tegelikult nüüd on vist juba 9. Ja BIM Solution siis tegelen tarkvaraga juba natuke üle 2 aasta. BIM Solutions on osa rahvusvahelisest kontsernist. Tegevuspiirkonnaks on Baltikum, Ukraina ja Gruusia. Valgevene kukkus välja teatud põhjustel. Kontserni kuuluvad sellised ettevõtted nagu BIM Solutions SIA, mis toimetab Lätis, Intelligent BIM Solutions, mis toimetab Leedus ja Baltic BIM Management on meie siis see kõrvalharu, mis tegeleb siis BIM koordineerimiste ja selliste asjadega, et Rail Baltica ja muud sellised suured objektid on seal nende käes. Mida me pakume? Igasugused erinevad tarkvaralahendusi, nagu näha, pilt on kirju. Näiteks Global RFM, RSTAB, globaalseteks arvutusteks, Sophistic, samamoodi tegelikult konkurent RFM-ile, mõlemad saksa tarkvarad, aga Sophistic pigem paistab silma sildadega ja etapiliste konstruktsioonidega ja järelpinge ja eelpinge ja selliste asjadega. Siis Fine Geo 5, fundamentide, tugimüüride, kaevikuseinte, igasuguste vajumite, pinnasega seotud asjade arvutamiseks. FinEC, niisama konstruktsioonielementide arvutamiseks, aga ilmselt seda juba pigem teed kas RFM-iga või Sophistikuga või IDEA staatikaga. Trust 4 on siis ogaplaatfermide jaoks. Kui peaks keegi sattuma vaatama, kes on ogaplaatfermidest huvitatud, siis see on selline asi olemas. Tänane teema siis IDEA staatika, tuntud peamiselt terassõlmede ja siis seintalana töötava seinapaneelide arvutamise poolest. Siis ka Rhino Grasshopper, kus saab parameetrilist disaini teha, et see Grasshopper viimasel ajal on väga popp teema. Grasshopper ühildub nii IDEA staatikaga, Sophistikuga kui ka RFM-iga ja robotiga ka tegelikult samamoodi nagu tänane teema on robot, et ka sellega saab. Siis meil on veel Cadeon õõnespaneelide arvutamiseks. Eesti profiilid on kõik sees ja trossiskeemid. Ja siis on ka igasugused erinevad ehituse poole peal tarkvarad, et Vexel Manager, Immerso ja Fieldwire. Immerso on praegu üks minu lemmikuid, et skännid platsil oleva asja sisse ja ta teeb sulle automaatseid kontrolle, võrdleb seda sisse skännitud BIM-iga. Ehk siis, kui sul on hea BIM-i mudel, siis Immerso on super asi, millega kontrollida, kas platsil päriselt asjad niimoodi toimub, ennetada clash'e ja igasuguseid selliseid asju ja ta ise veel automaatselt sätib sul seda teostusmudelit ka, kui tahad, et väga äge asi. Just Rante Tuulbergiga eelmine nädal alustasime Immerso kasutamisega, see on väga fun. Siis pakume tehnilist tuge. Nagu ikka, eks nüüd tarkvaras võiks ka tehnilist tuge pakkuda. Siis treeningud ja võin ka pakkuda, või ütleme siis koolitus pigem, objektipõhiseid koolitusi võin ka teha või siis mingid konkreetsed asjad, mida te tahate teha. Vahet ei ole, võib uued materjalid välja mõelda, teeme ära. Ja tootearendus samamoodi.
et kui näiteks mingi parameetrilist asja on vaja, et siis meil on spetsialistid selle jaoks olemas. Mina ise neid ei tee, aga lätlased, leedukad, neil on suurem punt, siis seal on ka selliseid spetsialiste. Kindlasti tahaks ka ehituse e-hüppest rääkida, et uus voor on nüüd avatud kuni 5. jaanuarini. Eelmine aasta oli see üsna edukas, et jagati 2,4 miljonit. Minu tarkvara taotlusi oli 9, 7 tükki said toetuse kätte. Toetuse sisu on see, et 50% makstakse kinni ja 50% siis maksad ise ja sinna alla käivad litsentsid, koolitused ja arendused. Et lihtsalt peate põhjendama ära, et miks näiteks mõni litsents on teie jaoks täiesti uuenduslik ja kuidas see teie ettevõtet viib järgmisele tasemele, kuidas sellega saate workflow'sid parandada või siis konstruktsioone optimeerida, ma ei tea, CO2 vähendada selle abil ja nii edasi. Et ilmselt on mõistlik taotluses rõhuda selliseid teemasid. Mida siis osteti eelmine aasta? Põhiliselt ideastaatikat ja RFM-i. Nagu näha, siis siin on need 7 erinevat ettevõtet reas ja üle 100 000 siis oli kogu summa. Ja teise vooru kohta leiab infot niimoodi, et lihtsalt kirjutage Google'isse ehituse e-hüpe ja te saate selle kohe kätte. Taotlusvoor on avatud kuni 5. jaanuarini kella tööpäeva lõpuni siis sisuliselt. Nii et kuu on veel kenasti aega. Mõelge selle peale. Soovitan võimalust ära kasutada just eriti sellepärast, et minu tarkvarad on üldiselt sellised, mida saab osta välja ja siis pärast seda madalat hooldust maksta. Ehk siis väljaostu juures ongi see e-hüppe just kõige kasulikum. Nii hakkame siis ideastaatikast nüüd rääkima, et mis seal terase osas teha saab. Et Connection, kõige tuntum sõlmede arvutus, Member saab natukene selliseid lokaalsemaid süsteeme, talade stabiilsust arvestades erinevate sõlmedega arvutada ja nii edasi. Eks Checkbot on lihtsalt see keskkond, mis on siis sinu selle FEM-i ehk siis antud juhul räägime roboti ja ideastaatika vahel. Viewer on lihtsalt, millega saab sõlmefaile vaadata ja tegelikult viewerit on võimalik kätte saada ka internetist. Kui juba näitan siis. Nii, Google'dan ideastaatika vieweriks, lähen siia sisse ja kui sõber saadab sulle sõlmefaili, siis saad selle siia tõsta ja siit saad igasugust infot välja. Isegi plaatide täpseid mõõte koos mõõtkettide avada suurustega ja nii edasi, ehk siis võib osutuda päris kasulikuks. Ja nüüd uus teema on Connection Library. Väga lahe asi. Näitan kohe, kui teil on vaja inspiratsiooni. Ideastaatika, Connection Library, siis siin on sadu tuhandeid erinevaid liiteid. Et siia saab ka igatpidi ligi ja kui sul on litsents, siis sa saad tegelikult ükskõik millise sõlme alla ka laadida. Et näiteks lähme siia Browse Database. Vaatan, kas ma olen sisse ka logitud. Ei ole. Ma valin sellise akna, kus ma olen sisse logitud. Ja kohe näitan, kuidas see Connection Library välja näeb. Nii, siin ma olen sisse logitud. Näete, Tiit Pürkland, BIM Solutions, Try Connection Library. Ja siin siis saad membereid lisada, eks, mis iganes topoloogia sul on, sellele otsib sulle lahendused välja. Siin saad valida, et kanttoru, i-tala, mis iganes, eks siin on need valikud olemas või siis üldse võib-olla selline channel, karpraud, nurkraud, mis iganes, eks. Et kui sa oled oma valiku teinud vastavalt sellele, mis sul vaja on, siin on nurgad ka, eks, 4-5 kraadi alla panna ka, mis iganes. Valikud on tehtud, siis paned search
ja ta otsib sulle välja, näed, 3200 erinevat liidet tuli siit välja ja siis siit hakkad siis järjest scroll ima, vaatad, mis sulle sobib, mis võiks vastata sellele, mis sul vaja on, eks. Võtame suvalt näiteks selle. Tegelikult olen ju sisse logitud juba. Okei, nüüd näitab. Nii, ja siin on see nupp Open in Desktop. Ja peaks lahti tulema, vaatame, mis juhtub. Nii, teises aknas juba midagi hakkas toimuma. Ja näete, sõlm on siin. Saate koormused, isegi mingid koormused on peal. Noh, ei ole, tähendab, saate ise need panna ja hakata arutama. Ehk siis jah, selline super andmebaas inspiratsiooni saamiseks. Siis betooni poole pealt natuke siis näitan, et detail on kõige tuntum, Eestis ka hästi kasutatud, peamiselt just detail just kasutatakse Eestis, mul on selline mulje. Et detail on siis selline huvitav äpp, kus saab seintalasid arutada, eks. Ja siin on üks selline näide. See on siis Est-Consulti mingisugune objekt. Ja lihtsalt, et näidata, kes ei ole näinud, et selline asi on olemas, saab mittelineaarselt arvutada betooni. Kõikide varraste pinged saab siit kätte ka. Näiteks paneme Sigma S. Siis näete, siin on kohe ilusasti pinged olemas. Mudel on üsna suur, natukene ka läheb siis aeglasemaks, eks. Ja siis näiteks pragunemised, et seintalade pragunemist arutada kuskil robotis või kuskil mujal on natukene selline pigem ei tee, eks, ei ole võimalikki. Et siis siin tulebki detail appi. Nii ta natukene siin mõtleb, et seda pragunemisgraafikut meile tekitada. Nii, aga siis ma tegelikult, nüüd juba tuli, näete siis selline see välja näeb, arvutab sulle iga sarruse juurde siis selle prao avanemise laiuse ka ja siis on visuaalselt hea nagu kontrollida, et mis kus toimub ja kas siis prao avanemised vastavad standardile. Ja noh, siin on ka igasugused muud teemad. Mul on selle kohta eraldi video tegelikult YouTube'is üleval Beam Solutionsi kanalil, kus ma teen päriselt ühe seintala näite läbi, impordin DXF-i kaudu seinapaneeli geomeetria, koormused peale ja sarruse sisse ja arvutan ära. Vot, et on selline lihtsam näide, aga see on selline päris massiivne konstruktsioon lausa, et muljetavaldav asi. Huvitavate asjadega tegelevad sellest konsuldis. Nii, siis järgmisena RCS on lihtsalt ristlõigete kontrolliks, kuigi samas on võimalik vaadata ka teha näiteks mingisuguse interaktsiooni diagrammiga betoonposti arvutus, kus arvestatakse posti pikkusega ka, eks, mõtkepikkusega. Aga üldiselt jah, et pigem kontrollida, kas sinu ristlõikes olev sarrus ja kõik, mis iganes sa defineerinud oled, vastaks eurokoodeksile. Ja RCS on siis päris kõvasti integreeritud Beamiga. Beamis on võimalik arvutada igasuguseid erinevaid tavasid. Natuke näitan lähemalt. On üks näidismudel siin. Nii, näiteks selline tala, eks. I-tala võib olla ükskõik mis kujuga, võib importida ristlõike DVG kaudu siia sisse, mida iganes sa tahad. Ja kohe esimesena näiteks seda, et nüüd oleks vale koha peal. Et varem oli kaks erinevat litsentsi, et oli concrete ja oli pre-stressing pinge jaoks, aga nüüd on lihtsalt concrete ja see nii-öelda see pingestamise, eelpinge, järelpinge värk on lihtsalt selle concrete litsentsi sees. Et concrete ostetud on, siis saad ka eelpinget, järelpinget teha ja kohe sellepärast
näitangi, et näiteks lähme siia tendon disaini sisse. Siin on siis võimalik trossid sisse panna, eks, ja muidugi saab kasutada tendon template'e. Näiteks mul on kahesildeline tala, siis saad selle siia sisse panna, siis natuke koordinaate sättida ja su erinevad trossid jälgivad seda geomeetriat väga kenasti. Ja siin siis arvutab kõik välja vastavalt eurokoodeksile, igasugused pingekaod, kõik muud teemad. Ja siis need trossid siis ilmuvad sinna piimi sisse, et arvutada kõik muud tugevuskontrollid, läbipainded, pragunemised ja nii edasi asjad välja. Et see on juba selline keerulisem teema, et seda peaks katma pigem nagu täiesti eraldi veebiseminaris või siis kuskil koolitusel, et siin nüüd hakata seda läbi nammutada ei ole nagu väga realistlik. Aga üldiselt võib ikka vaadata, et oleks teada, mis võimekus on. Siis ristlõiked, nagu ütlesin, võid DVG importida või kasutada selliseid presette. Lisaks mainin, et IDEA-l on väga hea see armeerimismoodul, et ta saab ülihästi aru nendest süsteemidest, kuidas siia range panna ja sul on ise ka võimalik servade järgi siis defineerida range, et siin on selliseid kujusid ka, et pole probleemi. Kenasti armeerib kõik need ka ära. Siin on sellised naljakamad kujud, eks, ja siis on ka komposiidi variant, et 2 etapis. Ja siis saad ka seda nihke kandevõimet 2 etapi vahel, 2 erineval ajal vaevatud betoonpindade vahel arvutada. Siis muidugi siin on selline tugev etapilisus sees, eks, et kõigepealt valu, see on siis põhimõtteliselt pidev tugi all, eks. Nii, siis pinge läheb peale, siis tegelikult natukene läheb see element kummi, eks, tõuseb siit keskelt üles. Siis on siin lihtsalt ladustamise hetk, transport, final supports, kasuskoormus tuleb peale ja siis kõik koormused peal ja roome. See on siis 50 aastat või palju see oli, ma ei mäletagi. Nii, ja tulemused lähevad umbes sellised välja. Näiteks ULS on siin, eks. Deformatsioone saab eraldi vaadata ükskõik mis kombinatsioonis, sisejõudusid, nagu ikka. Ja siis siin on see armeerimise moodul. Et sisuliselt teed sellised lõigud ja igal lõigul on siis oma see armeerimise setting. Et näiteks vaja range siin rohkem panna, siis teen siia eraldi lõigu, kus on rangid tihedama sammuga. Vaatame korra sisse ka. Siin on hästi palju template'e muidugi, et ei pea nagu väga ise midagi tegemagi. Et lihtsalt vajutad template'i peale, sisestad siia sarruse diameetrid ja numbrid ja ta paigutab ise paika. Ja siin on ülihea automaatika, et kuidas ta paigutab neid raudasid. Et ma ei ole veel näinud olukorda, kus ta ei suuda neid normaalselt ära paigutada igasuguste erinevate rangide vahele, et see on päris muljetavaldav. Ja muidugi see on üks vanemaid IDEA-statika application'id ka, et sellepärast on siin ka päris palju sellist märkimisväärset või tähelepanuväärset automaatikat. Ja deflection ka siis muidugi, eks. Võtame resultsid alt, et siin on siis läbipaine näeb siis selline välja, jällegi igast erinevates kombinatsioonides saab neid vaadata. Vot, et piim on selline asi, võib ka lihtsaid talasid siin arvutada, aga jah, eriti äge on siis, kui saad selliseid saad hakkama nende keerukamatega, et siin on võimalusi väga palju. Ja nagu ma vist juba mainisin, aga et saad eelpinget ja järelpinget ka kombineerida, ei ole vist väga tavaline, aga siin selline võimalus on. Vot, et see natukene väike ülevaade siis sellest Beam application'ist. Paneme kinni. Ma tahtsin tagasi minna selle terase juurde veel, et siin on see member application, eks.
tahtsin nüüd huvitavat mudelit näidata. Et seda saab, Memberi abil saad siis analüüsida näiteks mingisuguseid talasid koos liidetega, eks, et kuidas stabiilsus, kuidas kiive, kuidas see asi on, eks. Mõistlik on pigem selliseid väiksemaid asju teha, eks, sest et suured asjad, ta ei ole mõeldud nagu väga suurteks asjadeks, et siin eestkonsult on ka proovinud nagu väga-väga suuri mudeleid sinna sisse panna ja siis kipuvad mingisugused huvitavad errorid tekkima ja mudel muidugi läheb ka võrdlemisi aeglaseks, et no eks siis pead ise mõtlema, et kui palju sul aega on, et sellist süvitsi analüüsi teha. Kuigi vahepeal ega sul muud varianti ei olegi, et ongi mingi keeruline olukord ja kui tahad teada, kuidas see päriselt toimib, siis pead Memberit kasutama, aga siin on Ukrainast üks näide. Üks ukrainlane näiteks tegi sellist mudelit. Siin on keskel on keevist tala, 1730 kõrge, 800 lai, eks, mingid 30-sed, 40-sed flantsid, 30-sed talad. Ja nüüd on sellega korras, aga siin mõned IDEA-staatika versioonid tagasi oli selline naljakas probleem, et mudel ei arvutanud end ära, kuna liiga palju polte oli. Aga nüüd on see korda tehtud, et jah, ja siin tulemusi vaatama ei hakka, kuna see on jah, selline vihane mudel ja siis peame liiga palju passima, et seda näha. Aga ütleks niimoodi, et terase puhul see on selline klassikaline Memberi kasutamise näide. Okei, betooni puhul saab ka Memberit kasutada, ma pärast lõpus teeme ühe näite läbi. Ja jällegi checkbot, see on lihtsalt see keskkond sinu FEM-i, roboti ja IDEA-staatika vahel. Aga mis siis ikka, teeme nüüd praktilisi asju ka, et nagu näha, siis järgmine slaid on mul juba sisuliselt veebiseminari lõpuslaid. Et nüüd hakkame pihta. Kõigepealt alustaks ühest Fermi mudelist, et lihtsalt demonstreerida, kuidas checkbot toimib ja et mis juhtub, kui me midagi muudame ja sünkroniseerime checkboti. Ja selleks, nii, siin on live, võtame 01 Fermid mudeli lahti. Mul on robot 2024 praegu ja mul on kõige uuem IDEA-staatika versioon, mida praegu tõmmata saab. Nii, siin on selline huvitav mudel, abifermid, peaferm. Vaatame koormusi, 8,65 kilonewton-meetrile, omakaal ja lumekoormus on 12. Ja olen teinud ainult ühe kombinatsiooni siia. Siin on Soome varutegur, aga lihtsalt, et lihtsustada olukorda, siis tegeleme täna ühe kombinatsiooniga, aga ilmselgelt saab ka mitu teha ja need lähevad kõik sinna IDEA-staatikasse kenasti üle, ei ole probleemi. Ma korra kontrollin, kas mul tulemused on näha. Igaks juhuks, okei, on korras. Mis nüüd hiljutises versioonis, mis nüüd septembris või oktoobris tuli, tehti eksentrilisused korda, ehk siis kõigile teile on teada, et Fermide puhul sõlmedes tuleb see eksentrilisus nagu päris tugevalt mängu, eks. Et noh, muidugi robotis on see sõlmearvutuse moodul olemas Fermidele, eks, aga seal on nagu igasuguseid erinevaid nüansse ja seal on ka paage ja teatud sõlmi, mida sa võib-olla tahaks teha, seal üldse ei olegi olemas. Et sellepärast võib tulla ette ka, et isegi Fermide puhul lähed ikka IDEA-staatika teed pidi, mitte selle roboti arvutusega. Aga näitame siis, kuidas see asi toimib. Kõigepealt et üldse see link tööle läheks. Kui sa IDEA-staatikat installid, siis ta tegelikult viskab sulle selle BIM-linkside akna nagunii ette. Et siin peab olema siis nii.
Siin peab olema siis roboti link installitud, siis paned roboti uuesti tööle ja siis tekib siia add-inside alla sulle IDEA staatika. Ja ega siis muud ei olegi, kui teeme selle IDEA staatika checkbot'i keskkonna lahti, vaatame, kuidas see asi toimib. nii, siis tuli mul selline aken, siin panen stiil. Create project, nüüd ei ole siin mitte midagi ja selleks, et siin midagi saada, alustame näiteks sellest sõlmest siin. Ma selekteerin kõik need elemendid, lähen IDEA staatikasse ja vajutan lihtsalt selle import connections nupu peale. Natuke läheb aega. Liiga kaua ei tohiks minna. Okei, olemas. Vaatame kõrvalt, mis siia tuli siis. Näete, isegi ekstsentrilisused tulid ilusti kaasa. Ma unustasin mudelis robotis näidata neid. Kui ma lähen siit geometry, additional attributes, offset. Nii, näete, siin on kohe näha, et ma olen tegelikult juba siin mudelis need offsetid muidu paika pannud, et saaks normaalselt keevitada. Ja siis see vana hea trikk, et surutud post läheb tõmbevöö peale. Nii, ja saame kontrollida ka seda, et kas koormused tulid ilusti kaasa. Valime siit ULS-i koormuskombinatsiooni. Nii, ja laseme tal joonistada püürid välja. Ja tundub, et on kenasti üle tulnud. Vaatame ka paindemomenti, et siis kuna siin on need ekstsentrilisused sees selles sõlmes, siis siin tekib selline väike paine ka, aga sellest ei ole midagi. Lähme siis sõlme sisse, mis siin toimub. Nii, sõlm on siin. Näete, jõud on kenasti üle tulnud. Saan veel kontrollida seda paindemomendi osa. Et siin on see paindemoment. Praegu see punane pool on nüüd see, mis muutub nagu toe elemendiks. Ehk siis, kuidas ma nüüd teen väikse skeemi siin. Nii, siin on see punane support element, eks. Lihtsalt, et seletada IDEA staatika toimimise loogikat ka natukene, et muidu jääb veebiseminar natukene liiga pinnapealseks. Kui see punane klots on siin, eks, näeb välja nagu tavaline fixed tugi erinevates FEM-mudelites. Aga põhimõtteliselt see mudel on selline, et see varras läheb siit edasi umbes 4 või 5 kõrgust ja siin on siis nii-öelda see fixed support, jäik tugi. Ja kui need jõud siin nüüd mõjuvad, eks, siis see varras siis sisuliselt käib siin siis üles-alla vastavalt sellele, mis siin toimub. Et pärast ma näitan ühte näidet, kus see toimimine osutub nagu probleemiks, aga seda saab ära lahendada. Ja need ülejäänud vardad lihtsalt pikenevad kuhugi sinna ka eemale, aga nad ei ole millegagi seotud, ehk siis nad nagu hõljuvad õhus põhimõtteliselt. Lahendame nüüd selle liite ka ära. Üks variant on see, et kuna ma olen juba tegelenud selliste liidetega, siis ma ütlen talle, ja save inud sellised template'id ära, siis ma ütlen talle, et tee mulle ettepanek. Näete, siis tuleb selline variant keevitatud kenasti, siin on isegi jäigastusplaadiga. Siin on selline, kus ekstsentrilisus pole ja see keskmine toru on keskel, eks. Et igast erinevad variandid, mis ma olen ära save inud. Ja kui ma näiteks panen OK, siis juba midagi tekkis. Siin väike viga on, aga selle saame niimoodi ära parandada, et ta on ilmselt lõigatud selle vale elemendiga. See proposed sõlm oli teistpidi. Kui ma nüüd lähen siia ja ütlen, et lõika see post selle elemendiga, B4 elemendiga ära, siis nägite, läks asi kohe korda. Ja ongi kõik, eks. Teeme korra käsitsiga läbi, see käib hästi kiiresti. Kasutame
seda esimest manufacturing operation'it cut tehtud, aga keevised on seespool ka, paneme niimoodi, et nad oleks ainult ühel küljel, teeme näiteks 6-sed, siis ma kopeerin seda ja vahetan lõigatava elemendi ära selle noolekese abil, vajutan siia elemendi peale, tehtud. Siin vist on isegi see vahe liiga suur, ei pea olema nii suur. Ja lõpuks teeme ühe operationi veel, et lõikame, vajutame siia, tahame seda posti lõigata selle elemendiga korras, panen näiteks siia 5-sed keevised. Nii, ja põhimõtteliselt sõlm ongi lahendatud. Paneme arvutama ka. Vaatame, mis saab. Tundub, et on okei. Natuke punane küll on, aga midagi hullu ei ole. Ja kontrolli mõttes teeme veel niimoodi, et vahetame selle toe ära. Paneme surve diagonaali hoopis toeks. Et miks ma seda teen, on sellepärast, et siis saab see moment, mis siin all oli, saab nüüd nagu saame kontrollida, et kuidas ta nüüd mõjub siis. Et enne ta oli punane, eks punane on lihtsalt tugi ja need jõud, mis on punased, tegelikult sellele mudelile ei mõju, vaid nad on nagu indikatiivsed ja need rohelised jõud siis balansseeritakse selle punase jõuga elemendi nii-öelda selles jäigas toes, mille ma enne joonistasin, balansseeritakse seal ära. Ja nüüd korra veel vaatame wireframe'iga üle. Näete, nüüd on näha, enne seda 9,8 siin ei olnud, eks, ja nüüd on see sama sisejõud nagu siin oli. Vaatame korra kiiresti üle. Nüüd see samasugune püür on siin. Nagu see, vot. Ja laseme uuesti kalkuleerida, vaatame, kas nii ka toimib. Mingi väike erinevus peaks olema, aga võib-olla see ei ole isegi, ei ole väga aru saadagi. Mõlemal juhul on viide korras. Aga seda tasub vahepeal teha, et vaadata, et tõsta võib-olla see toe elemendiks see, mis on mingi surutud ilma paindemomendita varras. Et pole üldse halb mõte. Okei, seivime ära. Aga ma nüüd otsustasin ümber, et ma tegelikult ei taha seda niimoodi lahendada. Ma tahaks nii, et need vardad on laiali ja see post on siin keskel ja niimoodi, et igaühe saab ilusasti ära keevitada. Et siis tuleb lihtsalt minna robotisse, otsida see offset'ide aken üles, eks. Nii, lähme siia, vajutame selle peale, posti peale, kaotame offset'i ära. Nii, siis vaatame, mis offset siin on, diagonaal 1. Paneme offset'iks 60. Nii, tekkis siia vahe, visuaalselt saan kontrollida, eks. Ja see varras offset, diagonaal 2, paneme ka 60. Nii, vast keevitavad ära, on piisavalt ruumi. Teeme arvutuse uuesti. Nii, muidugi siin on nüüd mingisugune meeletu paindemoment, eks, et võib-olla see lahendus ei ole hea, aga vaatame, mis ideastaatikas juhtub selle peale. Korraks veel kontrollin. Paneb korra uuesti arvutama. Seivin ära. Nüüd lähen checkpoti, vajutan siia sõlme peale. Siin on sõlme siis tulemused, eks. Põhimõtteliselt on niimoodi, et kui ma syngiks mudeli, kus mul on palju sõlmi, siis ta muudab selle geomeetria ära. Need profiile võid ka muuta, eks, mitte ainult eksentrilisus. Peaasi, et see sõlmepunkt jääb robotis samaks. See on oluline, et kui sa uue sõlme teed, siis ta on uus sõlm ja see on uued teemad. Siis näete, vahepeal
sünkroniseerides juhtub selline asi, et checkbotis, noh, see ei ole päris õige, vaata niimoodi ma ju ei teinud. Et kui tegelikult siia sõlme sisse lähed, siis peaks asi olema õige. Ehk siis see on selline visuaalne paak siin. Sõlm avanes. Vaatame külje pealt. Noh, näete, siin on nagu loogilisem see, palju kenam. Ja ainuke probleem, mis tekkis, et kuna nüüd see post kadus siit pealt ära, selle tõmbevöö pealt, siis see operatsioon läks tegelikult katki. Aga kui see ei oleks pealt ära läinud, kui ma oleks ekstsentrilisuse ainult natukene nagu muutnud, siis ma oleks isegi pidanud see sõlme sisse tulema, vaid ma oleks võinud checkbotis lihtsalt parema klõpsu panna siia ja panna calculate. Ja kui sul on mingisugune, ma olen ühe Fermi läbi teinud täiesti nagu täismahus kõikide sõlmedega, siis sul on tegelikult siin üks nupp veel calculate all, ehk siis teed oma ekstsentrilisuse muudatused näiteks ära, või mis iganes sa seal teed ja siis sünkroniseerid, paned calculate all, näed, teed kohvi, tuleb tagasi, kõik on korras. Näitab sulle ka siin, et kas on roheline või on punane X, eks. Kui on punane, siis vaatad üle, et kas kõik on ikka korras või mitte. Ja muudame siis ära selle cut by. Ehk siis P14 element on lõigatud P4-ga praegu. See ei sobi mulle. Näete, ta on niimoodi kaldal lõigatud, see ei ole õige. Siis ma jällegi valin siit sellega variandiga korras. Save'in ära. Korraks vaatame neid jõudusid, kuidas nad siin välja näevad. Selleks ma pean selle läbipaistva panema või wireframe. Läbipaistva on okei. Nii. Ja näete, siin on see jõhker moment, eks. Testime nüüd niimoodi, et see tugi, punane tugi, eks jäik tugi on siin tõmbevarda juures. Vaatame, mis tulemused nii tulevad. Ma arvan, et siin võib päris oluline vahe nüüd tekkida. Okei, nii on nagu fine, eks. Kõik on roheline. Kontrollin kiiresti tulemused üle. Noh, okei, aga kui ma nüüd lähen tagasi ja valin selle elemendi, parem klõps, set pairing. Ja kui ma nüüd vaatan neid sisejõudusid, näete, nüüd on see 46 kilonewton-meetrit siin näha, eks. See on päris väga suur number sellise sõlme jaoks. Huvitaval kombel on ikka okei. Tundub, et ei lase ennast sellest paindemomendist väga häirida. Noh, idee poolest tegelikult võib-olla ei olegi vahet jah, sest et selles kohas on ju pikijõud selles vardas väga väike, et peab ainult selle paindemomendiga sisuliselt tegelema. Noh, mis siis ikka, eks. Aga nagu näete, siis see sünkroniseerimine toimis täitsa okeilt. Et nii saab teha. Et nüüd on see checkbot nagu päris pädev juba. Kui checkbotist nüüd memberisse edasi minna, siis seal natukene hakkab juba tekkima selliseid olukordi, kus pärast sünkimist läheb midagi katki või midagi kaob ära või mis iganes, eks, aga sellest räägime pärast täpsemalt. Siis võtame järgmise sõlme. Tahan seda peaferm abisõlme ka näidata. See on väga hea näide. Miks ta väga hea näide on? Et selgitab ideastaatika loogikat natukene ja probleeme, mis teil kohe kindlasti varsti esinevad. Aga kui te nüüd need mõtteterad meelde jätate, siis säästate, ma arvan, paljusid tunde aega. Et ideastaatika, see connection äpp, sõlmede äpp on memberite ehk siis elementide põhiline, varvaste põhiline. Et sa ei saa panna connection appis mingisugust punktkoormust peale kuhugi oma äranägemise järgi. Et see jõud peab tulema alati läbi varda. Ja siis siin tekib selline huvitav olukord, et esiteks siin on juba nii-öelda see abifermi jalg on siia rigid linkiga pandud, eks. Siin ma pean ühe triki tegema checkbotis, et kõik see kogu kupatus ei oleks mitte 1, 2, 3, 4, 5 sõlme,
vaid see on üks sõlm, eks. kohe näitan, kuidas see käib. aga see probleem on selles, et pean natuke joonistama teile. Muidu ei saa. Ideas on siis sõlm ja siis on pardad. Ja jõud tulevad siis nagu näiteks, nad tulevad nagu varraste kaudu siia sõlme suunas, eks, või nagu sõlmest eemale, aga alati varraste kaudu. Ja kui ma mingit lõikamisi teen, siis ta alati lõikab parda ära sõlme poolt, selle poole pealt, siit ja siit ja siit, eks. Aga kui mul on selline abifermi jalg ja ma tahan nad kõik ühte sõlme toppida, siis tegelikult ju tekib nagu olukord, et ta nagu osaleb siin sõlmes ja ta osaleb siin alumises sõlmes ja et ma ei saa teda isegi lõigata niimoodi, et see ülemine kanttoru lõikab ta ülevalt ära ja see alumine mingi plaat, mis ma siia teen, lõikab ta alt ära. See ei ole isegi võimalik, sest et sa saad memberit ainult nagu ühelt poolt lõigata, eks. Ja siis sellest me saame jagu niimoodi, et me seda abifermi toejalga üldse impordigi sinna sõlme sisse, jätame ta välja ja siis jala asendame stiffening memberiga. Kohe näitan siis, kuidas see asi käib. Nii, tõmbame kogu selle kupatuse sisse. Checkpoti. Nii, connections. Et siis siin nüüd tekkis 5 sõlme. Kui ma nüüd näiteks võtan selle sõlme, parem klops, open. Näeme sellist pilti, aga siit on ju väga palju asju puudu, eks. See ei päde. Siis me teeme sellise asja, et vajutad selle sõlme peale, see on ikkagi see peakoht või nagu peasõlm, eks. Siis siin on selline asi nagu connected members. Siin on ainult 2 memberit praegu. Lisame siia neid membereid natuke juurde. Neid toeposte, neid ei võta, eks. Nagu räägitud, see kontrolli on praegu all ja enter. Ja nüüd on mul siin, näete, natuke need elementi juures ja lähme uuesti seda sõlme sisse. No vot, nüüd on mul näed selline pilt juba siin. Näete, kõik jõud on ilusti sees, kõik vajalik info on olemas, eks. Ja kuna siin erinevalt ühest sõlmest, mis ma pärast näitan, siin on ikkagi need ülemised memberid olemas, kust tuleb koormust peale. Et siin ma saan seda alumist posti väga vabalt bearing elemendina kasutada. Täiesti okei lahendus. Kõik see 680 kilonewtonit tuleb siit nendest tõmbediagonaalidest, tuleb kenasti siin alla välja. Et jah, siin on täiesti mõistlik seda posti kasutada bearing elemendina. Ja kui ma nüüd hakkaks seda sõlme siin lahendama, siis teil hakkaks väga igav. Ma jällegi tegin selle enne veebiseminari valmis, laseme idea statical propose'i teha. Siin on lahendus. Tahaks natukene suuremaid polte. M16, mingi visuaalne error. Okei. Ja stiffening member on see toejalg. Tahan, et oleks 150 × 100 × 8. Nii, okei. Nii, ja sõlm ongi olemas. Siin on hunnik igast operatsioone, need on sisuliselt antud juhul käsitsi tehtud, et esimest korda teed sellist sõlme, siis läheb ikka veits aega küll. Et ma saadan pärast teile need failid ka, nii et siin on, ma ei hakka neid üheviisi siin läbi käima. Igatahes selline näeb välja. Vajutan siia load effect'i peale ka. Unbalanced forces selle toe suhtes, mis ma siia määrasin, selle posti määrasin toeks, on ainult 0,2 kilonewtonit.
pole probleemi, selles postis tehakse see unbalanced force tasa. ja jah, niimoodi ta nüüd ongi, siis näete, need sinised on need, see on stiffening plate ja sinine kantor on stiffening member, et see ongi see, mida ma enne rääkisin, et stiffening member'it ma saan kahelt poolt lõigata ja sellepärast ma ei importinud neid kahte toejalga kui elemente sinna sisse, sest siis ei olekski võimalik seda sõlme lahendada. teeme kiire kalkulatsiooni ka. vaatame, mis toimub. no jällegi tundub, et on korras. nii. ja siin on sellised vihased kõrvad all. selle põhjusega, et kuna see põhikantoru on lapik, eks, siis see post lihtsalt suruks ennast täiesti sisse sinna kanttorusse, et ilma nende egastusplaatideta poleks see mitte kuidagi võimalik. et tihtipeale see kanttoru vist ei ole nii lai, eks, et siis võib need teraslehed siin juba ära lõpetada. aga eks seda ongi hea ideastaatikas hinnata, eks, et kas see on probleem või ei ole koos nende abifermi jalgadega. nii, save ime ära. selliste, nüüd me tegime natuke teistmoodi kui alguses, eks, et me tegime seda merge node'i. lisasime siia käsitsi need noded või tähendab, need vardad lisasime siia juurde, eks, et vot siin nüüd hakkab tekkima sünkroonimisel probleeme. et kui ma nüüd midagi muudan, sünkroniseerin, siis ta võib juhtuda, et ta viskab need elemendid siit uuesti välja, eks, ja siis sa kaotad oma tehtud töö ära. sellepärast peabki seda propose ja publish asja tegema, et kui sa no üleüldse, kui Checkbotis midagi teed, ma väga soovitan, et kui sõlme saate valmis, siis tehke ta nagu selleks template'iks, sest et mine sa tea, mis juhtuda võib ja sul on vaja seda sõlme kiiresti tagasi saada. et täiesti nullist seda uuesti teha ei ole nagu mõistlik. ma igaks juhuks näitan selle. et saad sellise sõlme valmis ja siia vajutad selle publish nupu peale ja lihtsalt annad talle mingi nime ja siit saad valida, et kas see on sinu isiklik või see on sinu company connection set, et kas teised sinu töökaaslased saavad ka kasutada või mitte. ehk siis mõelge selle peale ka. ja see toimib päris hästi, et ei ole ju mõtet, et igaüks pusib omaette, vaid save'ige neid connection eid ära ja teised saavad ka kasutada ja ongi elu palju lihtsam. vot, et jah, nii et merge või tähendab connected memberite lisamisega on sünkroonimise oht, et midagi võib siin katki minna. vot. aga tahtsin ühte asja veel rääkida, et ma enne tegin sellise skeemi, eks, et see peab olema memberi põhine. panen selle checkbot'i kinni, panen roboti kinni ja võtan ühe teise roboti mudeli lahti, mis on ka firm tegelikult, aga väikse erinevusega, et mul on firm, millel survevööl on joonkoormus peal, mul on firm, mis on punktkoormustega ja mul on firm, üks on siis nii-öelda punktkoormustega ja lisamemberiga, üks ei ole. kohe näitan lähemalt. Need firmid on siis võrdselt koormatud tegelikult. kui me nüüd vaatame toereaktsioone, kadusid ära, description, nii, paneme ULS, näete, kõik on 593, eks, aga siin on siis punktkoormused ja siin on siis joonkoormused, ehk siis erinevus tuleb siis suuresti sealt sisse, et survevöödel on selline mõnus paindemoment sees, see on ümber keeratud survevöö, näete. ja sellest tuleb ka tegelikult päris suur pingete erinevus, et vaatame näiteks maksimumpinget punktkoormustega varda peal. S-Max, Extremes
145 megapaskalit, eks, aga ioonkoormusega vardal on 200 megapaskalit. See on oluliselt suurem number. Vahepeal tuleb ikka ühe haava peale. Ja kui ma nüüd lähen siia Steel Designi Connectionsisse, eks. Ja ma olen kõik need kolm, see sama keskmine sõlm siin, kõigil kolmel. Ma olen siia sisse pannud, siis näete, et kõik on võrdsed, vaata. Sõlme kandevõime on kõigil 71%. No siin on mingi hästi pisikesed erinevused selle koormuse jaotuse pärast. Aga idee on see, et on täpselt sama kandevõimega. Kuigi me juba nägime, et pinged on ju survevöös tegelikult täiesti erinevad. Ja siis vaatame, mis ideastaatika üldse sellest asjast arvab. Huvitav võrdlus. Teeme pildi natuke puhtamaks. Jällegi add-ins, ideastaatika. Tundub, et täna läheb jälle üle aja mõnuga. Ei ole väga hea aja planeerija, tuleb välja. Siis ma unustasin mainida, et nende kahe fermi erinevus on see, et ma siia peale panin sellise lattterase ja koormus tuleb läbi selle lattterase. Et see ongi sellepärast, et tekitada nagu selline fiktiivne element. No tegelikult ei ole fiktiivne, kui siin oleks punktkoormus peal, siis tõenäoliselt siin midagi oleks sellist võib-olla, mille külge see kergroov või midagi kinnituks, eks. Aga kohe näete, mis juhtub, kui me seda vaheelementi siia ei tekita punktkoormuse puhul. Nii, selektime kõik need elemendid robotisse, või tähendab checkbot'i, connections. Nii, hakkame siis järjest minema. Võtame nüüd kõigepealt selle esimese sõlme, eks, mis on siis ioonkoormusega, mitte punktkoormusega. Vaatame seda. Nii, siin on siis see post on juba automaatselt nii-öelda kandvaks elemendiks pandud, mis on okei, sellepärast et kui me vaatame, jällegi lähme siit, valime selle läbipaistva pildi, eks, või wireframe'i. Selline paindemomendi pilt tekib siia, on näha, et põikjõud 94 kilonewtonit tuleb mõlemalt poolt läbi memberi, et kui on ioonkoormus survevöö peal, siis see põikjõud ikkagi jõuab ilusasti, või tähendab, see koormus jõuab ilusasti kohale siin ideastaatikas just tänu sellele, et memberist on ioonkoormusest põikjõud. Kui siin oleks punktkoormus, siis survevöös seda põikjõudu ei oleks. Ja siis tekibki kohe üks huvitav olukord, mida ma näitan. Et see paindemomendi püür vastab üsna hästi reaalsusele, nii nagu ta seal robotis on ka. Hästi kiiresti lahendame selle connection'i ära. Tundub, et on korras. Korraks veel vaatame seda tulemust. No, samas, vaata nüüd siin on see paindemoment ka sees, eks. Ja juba on näha, et tegelikult see alumine osa on jumala punane ja läheb täiega mõlki. Ehk siis juba tekib küsimus, et kas see roboti connection'iga arvutab 70%. Kas see on siis nagu õige või ei ole? Tekitab kahtlusi, vähemalt minus. Teen ühe kiire demonstratsiooni veel, sevin selle ära. Ma saan nüüd teha niimoodi, et panen siia project tab'i. Ma kopeerin seda sõlme. Kirjutan talle N5 resistance. Okei. Ja valin selle DR analysis type'i, joint design resistance. Et see arvutab siis nüüd
teistpidi, et kui palju me saame koormust peale panna, enne kui kandevõime pole siis eurokoodeksi järgi tagatud. Nii, paneme arutama, nüüd läheb veidikene kauem aega, sest ta viib selle mudeli nagu täiesti piiri peale. Aga näed, oleme juba 102 prosa juures, 100 prosa juures. Mis ta siis ütleb meile? Näed, ta ütleb, et ma saan koormust suurendada ainult 2,3% ja siis ongi juba kandevõime kaotatud. Ilmselt siis plaadid lähevad liiga kõvasti voolama. Nii et noh, jah, päris suur vahe selle robotiga, eks. Okei, seivin ära. Võtame järgmise. Kõigepealt näitaks seda, et kui me seda lattterast ei pane sinna, et tavaliselt ei viitsi ju mudeldada selliseid asju, siis läheb nii, nagu see sõlm on. Teeme selle lahti, vaatame, mis juhtub. Nii, vaatame jõudusid. Vajutan load effects, teen läbipaistvaks. Nii, siin on see, mingisugune paindev moment siin tekib. See on robotis ka niimoodi. Püür on kenasti allpool. Aga mis on probleem, on see, et unbalanced forces on 193,5 kilonewtonit, et see on nagu kuhugi ära kadunud, eks. Ja see ongi seesama teema, mis ma rääkisin, et kuna siin on punktkoormus peal, see punktkoormus ei ilmu survevöösse põikjõuna, siis see kaob ära nüüd siit. Ehk siis, kui ma panen nüüd selle posti, panen toeks, eks, siis tegelikult tal ei ole, siin ei olegi nagu mingit survet. Ma kohe näitan, millised tulemused siis välja näevad. Täiesti valed muidugi. Nii, 6,6. Oleme arutama. Nii, tundub, et kõik on väga hästi. Ehk siis jah, näete, see post sisuliselt ei tunnegi mingit jõudu, täiesti null, sest ainuke jõud, mis mõjub, on see pikijõud survevees. Ja kui ma nüüd mõtlen, et okei, et aga ma panen lihtsalt selle survevöö panen kandvaks elemendiks, siis peaks ju korras olema. Siis aga juhtub see jällegi, et see postist alt tuleb jõud, see 190 kilonewtonit, seda ei balansseeri siin üleval mitte miski ära. Ja kohe näete tulemusest ka, mis selle pärast juhtub. Näete, see sõidab minema. Okei, see osa tegelikult on isegi nagu väga sarnane sellele, mis me enne arvutasime, eks, et täiesti isegi usutav, aga siin jällegi, see ei ole küll mitte kuidagi usutav, et miks on seal selline pinge. Aga võt see ongi sellepärast, et kuna seda natuke joonistan jälle, et kuna see element oli bearing element, et siin on need punased jõud, see tähendab, et see jäik tugi on siin, eks. Siit alt mõjub jõud, ülevalt ei tule midagi vastu, kui ma just seletasin. Ja siis juhtubki see, et see survevöö lihtsalt deformeerub niimoodi. Ja siin juba läheb see pinge nagu väga suureks. Et ma praegu vist joonistasin selle toe liiga kaugele, et tegelikult see tugi on võib-olla juba kuskil siin. Ja siin näete, on juba see tekib survepinge nii suur, et asi on nagu läheb käest ära. Vot, et see on see nüüd see probleem. Ja see teine mudel, mis ma siis tegin, eks see keskmine, siia viskasin selle lattterase peale, nüüd tuleb jõud läbi selle lattterase, vaatame, kas siis me saame normaalselt tulemusi või ei saa. Nii, nüüd on siin selline element ja nüüd ülevalt alla mõjub vastu 193,5 sellele jõule siin, eks. Ja nüüd ei ole vahet, kas ma panen bearing elemendiks selle või panen survevöö või kuidas iganes, sest et sõlm on normaalselt tasakaalus. Kui ma vajutan load effectside peale, siis näete unbalanced forces 0, et kõik on hästi. Nüüd teeme kiiresti teeme sõlme korda.
teeme teise cut'i ja cut'ime seda elementi siit, paneme keevised kahele poole. Siin on mingid hästi suured keevised. Nii, post on pairing element, paneme arutama. Nii, ja nüüd on hoopis teine pilt, eks, et vaatame sõlme kõrvalt, et ta ei sõida mitte kuhugi ära, nii nagu sellel eelmisel pildil oli ta niimoodi üles poole tõusuga, eks. Ja nüüd on nagu realistlikumad tulemused, eks. Noh, see alumine osa on suhteliselt sarnane mõlemal juhul, nii selle joonkoormusega kui ka punktkoormusega. Ja nüüd proovime uuesti seda design resistance'it leida, et kas nagu mingisugune vahe ka on. Jällegi lähen sinna project tab'i, kopeerime selle sõlme. M2 resistance nimeks. Valin design resistance. Ja paneme uuesti arutama. Valime siit joint design resistance 102,9. Ehk siis 3% on varu, peaaegu sama nagu selles teises olukorras. Paindemomendid küll on, sellel juhul oli allpool tõmme survevöös, teisel juhul oli ülevalpool tõmme, aga vahet ei ole, piiri peal on ikkagi. Ja noh, see ei lähe üldse kokku selle roboti arvutusega. Et roboti arvutus jah, ei vaata üldse, mida see paindemoment seal teeb, et mulle tundub. Vot. Ja okei, võiks see olla. Võtame järgmise näite, et kuidas see memberi asi toimub. Checkbotid kinni. Järgmine mudel. Hetkel siis ei lase ennast kellast häirida. Diagonaalid. Enne näitasin memberis sellist suurt mudelit, eks, et mida see mudel, mida Ukrainas tehti. Et ma nüüd tegin huvi pärast endale sellise mudeli, et kui mul on mingisugune X diagonaalidega, või noh, diagonaalide X, et kas ma saan seda surve diagonaali ka kasutada või mitte. Et noh, kõige lihtsam on ju teha niimoodi, et sa ütled diagonaalidega, et ole tension only element ja teed oma arvutused ära ja nii on, eks. Aga äkki mõnikord juhtub niimoodi, et sul on vaja seda surve diagonaali ka kasutada ja siis, et kas ta siis nõtkub välja või noh, et kas on seda üldse võimalik kasutada. Siis tegin sellise mudeli. Igaks juhuks kalkuleerin üle. Nii, siis jälle teeme sama asja, et ära peab ka seibima, muidu jõud ei tule ilusti kaasa. Jällegi add-ins, idea, staatika, teeme lingi lahti. Valime selle süsteemi siin. Ja seekord ei vajuta mitte connections, vaid vajutame member, sest ma tahan minna checkbotist edasi memberisse, et teha neid stabiilsusarvutusi. Nii. Nagu näete, siis siin on jälle see diagonaalidega mingi bug. Siin ma kasutasin sama asja, et panin eksentrilisused peale, sellepärast et kui ma neid ei paneks peale, siis juhtub selline olukord, et see diagonaal sõidab talasse sisse. Et ma pigem tahaks, et see diagonaal oleks nagu posti küljes kenasti. Ja selleks siis jällegi kasutasin seda offset'i funktsiooni, eks, ja näed, nüüd offset'is ennast paika. Selle diagonaali tegin pooleks. Andsin siin sama offset'i, mis sellele teisele ja siin andsin pool sellest offset'ist. Näeb väga kole välja,
Lähme korra sisse sõlme. Vaatame, kas asi on jällegi checkboti visuaalne bug või on tegemist ikkagi tegeliku probleemiga. Väga hea. Visuaalne bug, las ta olla. Jõud tulid ilusti. Tõtt ikkagi jõududega vist on mingi probleem. Korra vaatan üle, mis toimub. Ma teen selle impordi uuesti. Mõnikord, kui midagi läheb sassi, siis kohe alguses, et siis võib-olla on mõistlik lihtsalt teha nii, et lähed sinna kausta, kus sul see roboti mudel on, eks, lihtsalt lased selle idea staatika kausta maha ja alustad uuesti. Teen selle sama liigutuse läbi, nii, selectin need asjad. Add-ins, idea staatika. Loodame parimat. Ma saan kontrollida ka siit muidugi, panen draw forces. Ja no nüüd nagu näitab, et siin on selline 82 kilonewtonit täiesti arvestatav jõud, eks, et tahaks uskuda, et kui ma nüüd vajutan siia, näete, 92 ja 82, nüüd peaks olema korras. Õrna aimuga, mis juhtus, aga vahel esineb sellist asja, et olge tähelepanelikud. Ikka mingi error siin. Okei, vahet ei ole. Ma tegin mingeid versiooni vahetusi siin vahepeal, et võib-olla see on midagi ära seganud, aga ma näitan seda modelleerimise teemat, eks. Ma nullist ei tee jällegi. Panen propose. Selline sõlm on. Panen M20 puldid. Nii. Liide, plaat läheb läbi. Ja kuidas sellist plaati saada? Kõige mõistlikum on niimoodi, et mis oleks siis nagu mingi suvalise nurga all nende elementidega sama paralleelne. Ma tegin muidugi feature request'i ka sellele, et eks nad varsti lisavad sellise võimaluse, et sa saad panna operation stiffening plate ja siis öelda talle, et nagu ole täpselt pikki mingit kanttoru telge, et praegu seda varianti ei ole, aga see peaks tulema kohe varsti. Ja siis ma tegin niimoodi, et operation stiffening plate, kasutasin seda originiks, võtsin memberi, selleks on siis see diagonaal siin B11 ja plate on VF3 on siis see siin pealmine ja tüübiks panin ribi ja location front ja siis ta tekkis niimoodi ilusasti mulle siia tsentrisse plaadiga paralleelselt ja siis lihtsalt ühes suunas ma andsin talle suure pikkuse ja teises suunas väiksema pikkuse ja niimoodi umbes tunde järgi visuaalselt vaatasin, et okei, vahed on korras. Aga jah, ma ei saa seda sõlme nüüd praegu arvutada, sellepärast et mingisugune sisejõudude error oli siin. Ma lihtsalt seivin ära. Nii, nüüd ta on siin olemas. Teeme teised sõlmed ka korra. Ja siis vaatame, kuidas see asi memberisse jõuab. Et kindlasti soovitan sõlmed checkbotis ära lahendada, sest lisaks sellele, et checkbot on stabiilsem selle lingi mõttes, siis tegelikult on mõistlik ju arvutada kõik need sõlmed läbi ka. Member nagu otseselt iga sõlme kohta sulle analüüsi tulemusi ei anna, et siis sa peaksidki siin checkbotis nad üheviisi nagu läbi kontrollima. Kõik on okei, siis alles lähed memberisse edasi ja teed sellist nagu suuremat stabiilsusanalüüsi.
et siis sa saad olla kindel, et kõik sõlmed on korras ja tulemused on usaldusväärsed. Siin jällegi propose'iga. Jah, siia tegin lihtsalt stiffening plate'i ja stiffening plate'i peal kasutasin seda operatsiooni. Siin on bolt gridor contact. See tundub nagu täiesti muu asi, aga tegelikult sa saad siit ülevalt valida. See on bolt on ja see on contact, aga tegelikult siin keskel on anchors ka veel. Kui sa selle valid, siis hüppab siia mudelisse sulle selline betoonplokk, mille peale sa saad siis asju ankurdada. Ja siis see sai connecting plate'iga tehtud selle funktsiooniga. Jällegi ma saadan need mudelid teile ka, et saate vast vaadata. Nii, seevin ära. Näete, siin on nagu jõud olemas. Ma tõesti ei tea, mis selle keskmise sõlmega juhtus. Igatahes see selleks. Üks asi, mis ma veel tähele panin, kui ma seda asja analüüsisin, et isegi see, et mis pidi sul on need plaadid, diagonaalide plaadid, et see mõjutab ka natukene seda jäikuste sisejõudude jaotamist. Et kui sul on plaadid kõik ühel pool alati, siis on süsteem veidikene ebastabiilsem kui see, kui sa teeksid nagu plaadid risti-rästi. Et selline väike efekt on. Nii, korras. Nii, 2 sõlme on veel ja siis ma siin pikalt ei peatu, siis jõuan membrane'i. Nii, jällegi propose, sama loogika sõlme põhimõtteliselt. Nii, siin tekib üks probleem, kuna see template oli tehtud teisel pool oleva sõlmega, siis see workplane, millega ma lõikasin seda tala, peab teisele poole. Eks ma pean lihtsalt siia panema mitte -220, vaid 220. Korras. Ja teisel pool peaks nüüd täiesti ilma probleemideta see. Peaks ilma probleemideta täpselt seesama sõlm töötama. Nii, propose. Sama sõlm. 20. Korras. On sõlmed lahendatud. Nüüd, mis me siis nüüd edasi teeme, et saada memberisse, ta alguses teeb sulle automaatselt sellise kõiki elemente hõlmava memberi mudeli. Põhimõtteliselt sa võiksid saata ka ainult selle tala sinna memberisse, et selleks teeme niimoodi, et me vajutame siia new member. Ehk siis new member model on see. See ei tähenda mitte, et ma teen nüüd uue elemendi siia, vaid ma teen uue mudeli, mis on member äpi jaoks. See tähendab seda. Nüüd valin näiteks selle tala. Okei. Nii, nüüd tekkis siia uus element või see uus memberi mudel ja lähme korra sisse vaatame, mis siin juhtus. No, tuli. Et kui ma selle tala ainult võtan, siis ta ülejäänud elemendid tekitab siia related memberitena. Et ainult selle sõlme iseloomustad ära, eks. Aga ülejäänud osas see kanttoru jätkub nagu vardana, nagu robotis või ükskõik kus FEM mudelis. Ja siin on siis täpselt samasugune selline tugi, mida sa saad sättida täpselt nagu robotis või RFM-is või kus iganes. Et ta lihtsustab su mudelit oluliselt, et mingites olukordades on ilmselgelt mõistlikum ainult see tala tõmmata, siis ainult need liited ära teha ja siis analüüsida mudelit, et ei pea nagu hulluks minema ja kõiki korraga sisse tõmbama. Aga antud juhul, kuna ma tahtsin seda diagonaali analüüsida, siis mind tegelikult ikkagi huvitab nagu kogu see süsteem, siis siin on need koormused ka, mis kaasa tulid. Ta natuke naljakalt paigutab neid, et selle asemel, et terve tala selle 106,8-ga koormata, ta teeb nagu sellised 0,6 meetrised lõigud. Ma ei ole päris hästi aru saanud, miks see vajalik on. Et sisuliselt on võimalik ka siin lihtsustada.
aga jällegi, kui sa hakkad siin nagu neid koormusi väga muutma ja hakkad siin neid, ma ei tea, lisamemberid, toe liikmeid tekitama ja nii edasi, eks. Ja kui sa pärast teed sünkrooni checkbotis, sest et sa oled roboti mudelit muutnud, siis nendel muudatustel, mis sa siin teed selles osas, need kipuvad ennast resettima ja katki minema. Et jällegi olla ettevaatlik. Kui tahad nagu väga palju lisatööd siin teha, siis võib-olla on üldse mõistlik see memberi mudel nagu eraldada sellest checkbotist ja robotist, et lihtsalt, et ei saaks sellist asja juhtuda, neid katki läheb. Selle praegu kinni, võtame selle koondmudeli, selle lahti. Päris läbi seda arutama ei hakka täienisti, sellepärast et täies mahus nagu teist järku arvutuste asjadega, sellepärast et asi lihtsalt läheb natukene venivaks niimoodi. Aga siin on ka mingid naljakad koormused. Ma praegu ignoreerin neid. Aga muidu näete, kõik asjad on nagu siin olemas kenasti. Ma jätan ainult ja näiteks selle kombinatsiooni jätan ainukesena alles. Oi, see on küll natukene naljakas. No nagu näete, siis midagi siin juba seal checkbotis oli näha, et selle sõlmega oli mingi probleem. Mingi jama siin on. Eile seda ei olnud, millegipärast täna on. No, hea küll. See muidugi mulle väga ei meeldi, et see niimoodi koormatud on. Ma nüüd teen väikse sellise nipi, et ma avan memberi mudeli, mis mul enne tehtud oli, mis toimis nagu normaalselt. Siin ma veel tegin natuke lisatööd tegelikult ka, et panin külgsuunas lisamemberiga selle süsteemi lukku ja siis talale lisasin niimoodi, et vajutasin tala peale, panin talale operation ja siin on selline asi nagu lateral torsional restraint. Et ma panin tala ülemisele alumisele flantsile selle peale, sest ma ei taha praegu kiivet analüüsida, et kui ma ilma selle restraintita paneks selle arvutama, siis see tala kiive muutub stabiilsuse osas domineerivaks ja seda ma ei tahtnud, ma tahtsin neid diagonaale analüüsida, eks. Et siis ma lükkasin tala lukku. Ja no mul on vist lihtsam näidata lihtsalt neid arvutustulemusi, kui hakata siin neid asju korraga üle vaatama. Igatahes arvutad läbi ja arvutad nõtkekujud, annad alghälbed ja lased teist järku arvutusega uuesti läbi ja siis sa saad tulemused kätte, mis võiks tegelikult olla, arvestades kõikide nende sõlmedega, mis seal mudelis on. Nii. Ja kuhu ma siis jõudsin, oli see, et nii. Siit tuli välja, et tegelikult väga suurt vahet ei olnudki, et kumb diagonaal on surutud, kas see, mis on pooleks tehtud või mitte, aga fakt on see, et see, mis on surutud, hakkas vähem jõudu peale võtma, et kui siin ei oleks ühtegi segavat faktorit ja need, ütleme nii, et näiteks kui ma robotis arvutan ainult tuulekoormusele, siis need diagonaalid saavad täpselt võrdse jõu sisse, üks läheb survesse, üks läheb tõmbesse. Aga siin on näha, et surutud diagonaal ikkagi tegelikult annab järele, tõmmatud diagonaal saab rohkem jõudu peale. Aga nagu me näeme, siis tegelikult ikkagi see 59 on ju väga suur panus, et kohe kindlasti ei ütleks, et survediagonaal ei tööta kaasa, et jõudsin nagu selleni, et töötab ja siin tegin paar pilti sellest kujust ka, et annab sulle sellise stabiilsuse kuju. Ma andsin talle, kuna diagonaal oli 8,5 meetrit pikk, siis
siis sa saad arutada seda algkõverust niimoodi, et meil on külmpainutatud kanttoru, eks, nõtkekõver C ja võtame standardist alghälbe arvutusliku suuruse, eks, NA 532. Kuna meil on plastne arvutusskeem, siis C nõtkekõver on 1/150. Siis ma rakendasin seal mudelis seda 8500 × 50 sellist algkõverust ja sellega siis sai uuesti arvutus läbi tehtud ja ükski asi kandevõimet ei kaotanud ega midagi, kuigi robotis ma arvutasin selle bucklingu sellele vardale, siis ta oli 99%. Et noh, ma timmisingi täpselt selle järgi paika, aga nagu samas jällegi IDEA ütleb, et see päris nii ei ole, et siin on mingid sellised efektid ka, et see varras, surutud varras on stabiilsem, kui tal on risti, ta on ühendatud mingisuguse tõmbevardaga, mis nagu tsentreerib tagasi teda sinna nagu noh, ta ei kaota stabiilsust, vaid tõmbevarras kisub teda tagasi oma telgjoonele. Et see mingid sellised efektid hakkavad siin mõjuma ja tegelikult noh, olenevalt olukorrast, aga antud juhul ikkagi jah, jõudsin järeldusele, et see surve diagonaal tegelikult töötab kaasa. Et selle memberiga saab siis ka selliseid asju analüüsida, et juhul, kui peaks kunagi vaja minema. Vot. Aga sellega tõmbaks selle terase teema nagu kokku, eks. Ja vaataks siis natukene betoonivärki ka. Et betooniga on selline huvitav lugu, et mul on veebiseminari pealkirjas BIM Links with Robotics. Aga kui ma seda roboti BIM linki betooni asjadega testisin, siis ma jõudsin üsna kiiresti järeldusele, et nagu, mis see mõte üldse on. Et sa üldiselt betoonis sa arvutad mingisuguseid nagu rohkem selliseid eraldiseisvaid elemente kui see, et sa hakkad nüüd niimoodi nagu siin terases, et sa teed mingid täpselt liited valmis ja teed seal mingit hästi sellist peenet analüüsi. Betoon on nagu selline minu arust nagu selline konkreetsem asi, et sul on mingi post, on mingi tala või mingi kandur ja siis sa nagu arvutad seda, et sa võib-olla väga ei vaatagi neid liiteid, vaid liited on lihtsustatud nii vähegi kui võimalik, et kas on liigend või on jäik ja mingid vahepealsed olukordasid väga nagu vist ei vaatagi, eks. Et siis ja vahepeal juhtus ka seda, et see link, kui ma saadan lihtsalt mingisuguse tala sinna checkpoti sisse, eks, ja siis hakkan seal temaga mingeid asju tegema ja arvutama, siis noh, vahepeal jälle see link võib-olla läheb katki või juhtub midagi. Et siis jah, et mingi aja pärast sain aru, et see ei ole tegelikult mõistlik, et mõistlik on võtta lihtsalt see IDEA Statica application lahti ja sisestada seal koormused, seal geomeetria ja niimoodi nagu läheneda, et võib-olla geomeetria poolest saad mingit DVG-d või DXF-i ära kasutada, eks. Aga see, et nüüd hullult betooni asju hakata linkima, hetkel ei tundu väga mõistlik. Hiljem ma tean, et see on tugevas arengus ja väga tahetakse seda tööle panna, et see detail äpp, kus seintalasid arvutatakse, et nad tahavad tekitada mingisuguse automaatse süsteemi, et kui ma võtan mingisuguse 5-korruselise maja mingisuguse ühe seinapaneeli kuskilt vahelt välja ja saadan detaili, et detail suudaks lugeda kõik sisejõud, mis kõikides servades sellele seinapaneelile mõjuvad, et ta võtab need kaasa. Et kui selline asi tööle läheb ja arendatud saab, siis ma küll näen nagu pointi, et saata mingit betoonelemente lingi kaudu kohale. Aga praegu jah, võite proovida, aga ütlen ausalt, ma ei olnud meeletult vaimustuses sellest, mis sealt nagu välja tuli. Ütleme niimoodi. Aga teeme nüüd nii, et panen selle roboti ka kinni, vaatame ikkagi mõnda betooni näidet siis ilma lingita. Siin mingi aastakene tagasi lisati selline huvitav feature, et sa saad memberist tulepüsivust arvutada. Ja see võib täitsa kasulik olla. Et ma proovin praegu nullist ühe betoonposti arutada tulepüsivust. Teist järku arvutus on see, eks arvutab täpselt sulle varrastu temperatuurid välja ja mis nagu selle postiga saama hakkab, mis teist järku moment tekib ja nii edasi.
et kunagi ma nägin väga kurja vaeva, et üks R180 400 × 400 post ära arvutada, et tabelite järgi 400 × 400 ei tohiks üldse kasutadagi R180 olukorras. Aga noh, kui pingutad, siis tegelikult on võimalik ära tõestada. Ja ma nägin sellega väga palju vaeva, sest noh, mul ei olnud ühtegi sellist tarkvara või sellist head vahendit, kus seda kiiresti teha, siis ma pidin kirjutama täiesti nullist endale asja, mis arvutaks iga varda temperatuuri, siis igasugused kaalutud keskmised tugevused, kaalutud keskmised elastsusmoodulid, mille järgi siis tekivad need, mis see meetod oli, nimikõverusel põhineva meetodiga, need teistjärku momendid ja nii edasi, eks. Väga keerukas protsess oli, kuidagi sai tehtud. Aga nüüd võiks hoopis niimoodi teha, et paneme 3,6. Võiks selle asja hoopis memberiga lahendada. Nii, post. Fire disaini lülitan sisse. R180. C5060 oli. Okay. Nii, siis muudame ristlõiget. 400 × 400. Vaatame toed üle, see on hästi oluline, eks. Joint 1, paneme globaali suhtes. Kõik teljed on kinni, aga laseme tal nagu RX, RY nagu liigend töötada, eks, aga mitte pöörduda ümber oma telje. Ja ülemine film. Z-i laseme lahti, muidu ta ei saa kokku vajuda. Ja paneme jälle Z-i kinni. Okei. Nii, mis edasi? Võtame koormust. Mingi joonkoormus. Ta ma ei taha, lasen maha. Check type'i panen kohe fire resistance. Point load. Koormus oli ka selline täitsa vapper. 3150, oli vist, kui ma õigesti mäletan. Millegi pärast kadus ta ära. Ma teen selle koormuse uuesti. Ja positsiooniks panen 3,59, et ma täiesti 3,6 peale panna ei saa, ta ei luba. Aga nii on ka okei. Ja anname talle väikse sellise ekstsentrilisuse, nagu me teame, siis minimaalne ekstsentrilisus on 20 milli või ristlõike kõrgus jagatud 30-ga. Hetkel jäi see 20 milli peale, et ta nüüd liikus natuke siit paigast ära. Paneme sarrusega sisse. Sarrusega on õnneks suht lihtne, et vajutud posti peale. Rebar assembly. Näete, see on seesama RCS-i süsteem. Toimib väga hästi. Võtame selle template'i. Siis mul oli, jah, 20-sed, nurgas 20-sed, nurgavardad lähevad R180 nagu täiesti vedelaks. Üldse ei ole mitte mingit kasu. Kaitsekiht oli 40. Okay. Sarrus on sees. Ja kui ma nüüd tahaks näiteks seda muuta, seda sarrust, siis ma lähen uuesti siia rebar assembly'sse, et see võib olla natuke naljakalt lahendatud, kuna siin on plussmärk, siis nagu eeldada, et ta hakkab uut sarrust panema. Aga tegelikult läheb see samma tagasi. Ja nüüd siin ma saan muuta, näete, cover'id ka, näiteks 80. Nüüd see kaitsekiht tõusis. Nii, cancel. Peaks nagu olema põhiinfo peaks olema peal. Paneme calculate. Fire exposure, et mis külgedest see post on siis tulele avatud. Noh, siin vist väga nagu küsimust ei ole. Kõik küljed. Ja siin saad veel niiskust valida.
ja mingeid asju, aga las need olla. Setting utest muidugi saad ka igasuguseid asju settida. Et kas on standard fire, external fire, hydrocarbon curve, fire resistance'it saad muuta, eks. Erinevad mingid materjali degradatsioonimudelid. Mina ei tea nendest midagi, kahjuks nii tark ei ole. Ja siis ka veel solveri kohta, et geometrically material'i non-linear analysis, erinevad siis võimalused, et kui väikesteks tsoonideks ristlõige näiteks jaotatakse ja nii edasi. Vot, ja varutegurid ka, nüüd saab üle käia, aga nüüd on eurokoodeksi põhjal by default, nii et peaks olema okei. Peame arutama. Loodame parimat, jälle toimib. Nii kõigepealt ütleb, et mingi summary, et midagi on juba jamasti, aga tegelikult see on selline analüütiline check, sellepärast väga muretsema ei pea. Kui ma lähen nüüd check tab'i alla, vaatame kõigepealt sisejõud ka üle igaks juhuks. Näiteks N, 3150, nii nagu pandud sai, vaatame painde momenti. Painde moment on siis, mul oli 20 millimeetrit oli ekstsentrilisuseks. Ma panin ühe nulli liiga palju, 63 ja siin on ka 63, eks. Väheneb nullist, all on liigend, sobib. Okei, need on nagu, tundub, et on korras. Nii, lähme checki alla. Ja nüüd teeme selle GMNA või tähendab siis materjaliliselt mittelineaarse arvutuse kõigepealt läbi, et siin nüüd siis hakkab see päris ideostaatika membri arvutus pihta. Nii kohe ütleb, et saame juba vist vaadata siin tulemusi ka, et lähme stressi alla. Näitab betoonipingeid, näitab ka sarruse pingeid, eks, aga veel see MNA mind väga ei huvita veel. Ma vajutan selle järgmise analüüsi tüübi juurde ja siis on linear buckling analysis, eks. See vaatab lihtsalt survejõudu. Sisuliselt arvutab sulle selle Euleri kriitilise jõu ära antud juhul. Teda ei huvita see, et mul on post ekstsentriliselt koormatud, ta lihtsalt vaatab survejõudu, arvutab selle järgi. Nii nagu tegelikult see analüüs käib igas tarkvaras. Okei, esimene siis nii-öelda stabiilsuskuju on siin, teine on siin. Kuna mu see ekstsentrilisus läheb pigem selle teise kujuga kokku, siis ma valin selle teise kuju. Ja nüüd on küsimus, et kui suure algkõveruse ma talle panema peaks. Õnneks on sellel ka vastus olemas. Kui ma selle üles leian. Hälbed. See on betooni standardist, et sisuliselt seotud süsteemis olevate eraldiseisvate postide korral võib võtta siis L jagatud 400-ga. Meil on 3600 millimeetrit kõrge post, 9 millimeetrit. Nii, ja nüüd, kui ma lähen selle GMNIA analüüsi peale, siis see 9 millimeetrit võetakse arvesse. Igaks juhuks veel kontrollin, et kas see ikka oli mul selles suunas. Jah, ekstsentrilisus oli selles suunas. Siis peaks toimima õigesti. Nii, arutan üle. Tundub, et kõik on hästi. Vaatame jällegi neid reaktsioone, eks. Painde moment on selline. Ja kui me nüüd näiteks vajutame siia temperatuuri peale, eks. Mingi probleem on fire. Asi nagu ei toiminud õigesti, midagi nagu puudu. Okei, millegipärast nagu ei taha neid temperatuure mulle praegu näidata.
teate, mis ta tahab minu käest? No ma ei tea. Okei, ma teen lihtsalt selle valmis mudeli lahti, ma ei tea, mis tal jälle häda on. Teeme valmis mudeli lahti, vaatame tulemusi sealt, seal on kõik, peaks olema täpselt samamoodi sisestatud, aga ju ma vajutasin midagi valesti või kuskil jäi midagi panemata, mis põhjustas selle praegu. Okei, mis ta olla. Nii, betoonist post, tulepüsivus, okei. Nii, siin on juba loogilisemad numbrid, et on täiesti piiri peal, 92, 95%. Ma ootasingi selliseid tulemusi, sellepärast ma nii segaduses olingi. Ja nüüd saab vaadata näiteks reinforcement. Nagu näete, siis siin on, kohe näitab ära värviliselt, eks, mis pinged on. Ja kui ma nüüd vajutan, kui mul on reinforcement aktiivne ja vajutan temperature'i peale, siis näitab varraste need temperatuurid ka ära. Üks asi on nõme, et ta näitab mulle selle max reinforcement temperature ära, aga ma ei saa nagu praegu teada täpselt, mis selle varda temperatuur on. Et kui sa tahaks selle varda temperatuuri niimoodi nagu numbri pealt teada, siis see peaks põhimõtteliselt minema algusesse tagasi nurgavardad korraks ära kustutama. Laskma uuesti arvutada, siis on need vardad 32 on max temperature'iga, siis sa saad need kätte. No kui sul peaks olema vaja kuskil mujal ka kontrollida seda arvutust, eks, aga selle support'iga juba rääkisin, et selle asja peab juurde tegema, nii et see on tulemas ka. Kui ma nüüd lähen overall'i asemel panen detailed ja valime näiteks siit, paneme sisejõud sisse, eks, nüüd on näha, et päris korralik paindemoment tuleb sisse, 224 kilonewton-meetrit. Ja selle järgi ma saan valida näiteks, valime selle lõigu siin. Nii, siis siin näitab mulle betooni temperatuuri, eks. Ja tegelikult, kui ma olen stress reinforcement ja valin selle sama lõigu, eks, näete, siis siin näitab ka sarruse pingeid ja noh, nurgavarras võtab ainult 74 megapaskalit sisse, sellepärast et noh, meil ongi see temperatuur 667 ja nad muutuvad suhteliselt kasutuks antud olukorras ja see on ka põhjus, miks nad 20-sed on, mitte 32-sed, et lihtsalt ei ole mõtet toppida sinna seda nurkasarvust antud juhul nii jubedalt palju. Et võib-olla läheb see maksimaalne sarvustamise piir juba käest ära või mis iganes, eks. Aga nii see süsteem toimib. Üks teema võib-olla veel, mida käsitleda on roome, et me küll vahvasti siin LBA-s nagu, okei, see tulepüsivuses ei ole roome teema, sellepärast tule olukord on selline hetkeline, eks, et see lihtsalt tuleb ja käib hästi kähku ära ja nii on. Aga kui ma peaks arvutama mitte tulepüsivust, vaid kandepiirseisundit, siis tegelikult roome lisamine käib selle imperfection'i kaudu. Selle kohta on eraldi juhend olemas. Vaatame, nii. Ideastaatika kodulehel. How to include creep in a concrete slender column. Ja siis neil on siin kirjeldus, kuidas see toimib. Ja all on selline tabel, member creep attached downloads. Ma nüüd kiiresti näitan ka, kuidas see toimib. Et sisuliselt hakkad siin nagu iteratiivset arvutust tegema, et minu puhul oli esialgne see alghälvel 9 millimeetrit, eks. Ma teen selle arvutuse, siis vaatan, mis horisontaalsiire sellest tuleb. Siis ma lisan selle siia juurde, siis lisan selle nagu alghälbele juurde, siis arutan uuesti ja siis nagu niimoodi iteratiivselt teen mingi 5 tsüklit läbi ja siis ma ilmselt jõuan nagu sellise alghälbeni, mis saab nii-öelda jääb nagu korduma, et enam suuremaks ei lähe. Ja siis võtad selle viimase numbri ja sellega teedki oma teiste arvutuse ära. Vot, aga jah, see on siis ULS-is, eks, et ei ole nagu väga selline tulepüsivuse teema, mis on hetkeline. Vot, ja tund ja 40. Ma nüüd seda viimast alaülesannet ei hakka läbi tegema, lihtsalt load in ta siia sisse valmis kujul ja
ja vaatame koos üle, et siin ma saan ühte väikest puudujääki ka näidata, aga jällegi see puudujääk kõrvaldatakse. Ma muretsen selle nimel ekstra. Siin on üks selline lõuktala. Vaatame kõrvalt. Niimoodi armeeritud, kahesildeline. Keskel, siin on kaks puudujääki tegelikult. Ma saan otsa tugedele, ma saan öelda, et siin on support, mis linnukese ma talle peale panen, no nagu FEM-is ikka, tavalises, ükskõik millises FEM-is, teine ots samamoodi. Aga kui mul on nagu intermediate node, siis ma seda teha ei saa, näete, siin ei ole seda varianti. See on ka üks asi, mida ma tahan kohe kindlasti läbi suruda, et saaks siia ka selle tavalise toe panna. Et mul on praegu see nagu sellise workaroundiga tehtud, et tekitan siia, ütleme siis niimoodi, et tekitan siia related member'i. Ja see related member on siis nagu selline mingi betoonpost, mis on hästi lühike, aga millel on liigend toed all. Et ta toestab selle ära, ta ise nagu momenti sisuliselt peale ei võta, aga lihtsalt peab nagu sellise väikse nagu naljaka workaround'i tegema. Ja jällegi higher exposure, siin on veel üks selline pisikene puudujääk, aga saab arvutused ikkagi ära teha, et kuna ta saab valida ainult top, bottom, left, right, siis juhtub selline asi, et noh, tavaliselt ju siia toetub õõnespaneel, eks, et see peaks olema ikkagi varjatud külg. Et see on ka üks teema, mida ma tahan kindlasti lisaks, et saad valida ise, millised küljed nagu avatud on joonte järgi, et ei ole mingit left, right, top, bottomit. Et siis saaks sellega lahendatud, aga vahet ei ole, et see niimoodi on, ikkagi me näeme väga selgelt, mis selle kahesildelise talaga siis tulekahju olukorras juhtub. Et see oli mu tänases selles meeldetuletus e-mailis ka, et kui te tähele panite, siis kui mul on ULS olukord, eks, näete, siis on selline paindemoment, paindemomendi püür, tavaline teema, ei tohiks nagu väga üllatav olla. Ja siin muidugi ta arvestab jäikusi ka, igasuguseid asju, eks, vastavalt sarrustele ja nii edasi. Aga mis juhtub tulepüsivuse olukorras? Tulepüsivuse olukorras on selline teema, et kuna ta on ainult alt tulele avatud, siis need vaesed sildava keskel olevad vardad. No näita mulle nüüd tulemusi. Näete, nüüd juhtub selline naljakas nagu olukord, et need alumised vardad lähevad väga vedelaks, toe peal olevad vardad on ikka veel nagu täistugevusega, siis hakkab nagu paindemoment hakkab koonduma sinna toe peale. Ma üritan nüüd selle ilusa pildi kätte saada. Ahah, nii. See on siis betooni. No siin on näha ka, et see vasak nurk siin läheb ka ikkagi kuumaks, aga noh, tegelikult ei tohiks minna. Ei ole hullu. Ma proovin need vardad ka kätte saada. Siiamaani päris hästi aru saanud, kuidas need ilmuvad ja vahepeal ilmuvad. Uuesti kalkuleerime. Millegipärast mul see varrast, siin peaks tekkima see reinforcement'i aken nagu enne oli, siis saab neid varda pingeid ka näha ja siis siin 3D-s visuaalselt ka, aga tal on midagi häda praegu, streigib natukene, ei taha mulle neid näidata. Aga noh, seal tänases selles või selles viimases kirjas oli näha ka, et noh, eks ta värvib need vardad jällegi ära, eks, ja siis saab vaadata täpsemalt, et mis on siis kuumaks läinud ja mis ei ole. Ja sisejõud jaotub ümber, eks, et saad päriselt aru, mis siin talaga nagu toimuma hakkab tulekahju olukorras. Et sellist kahesildelist tala Eurokoodeksi tabelite järgi võid ju midagi paika panna, aga sa tegelikult ei tea, mis seal toimuma hakkab. Et ma nagu ei näegi väga muud varianti, kui see lihtsalt siia memberisse lükata ja siis hoopis siin see analüüs ära teha. Vot. Ja mis veel?
tegelikult sellega tõmbaks ka otsa kokku, et kaotsin presentatsiooni ära. Nii. Mis on tulemas, 3D detail on ka varsti tulemas, et siiamaani on need detaili seintalad ja sellised asjad on ikkagi nagu tasapinnalised mudelid, eks, aga kohe-kohe on tulemas välja, kus saab kõik need mudelid 3D-sse viia ja arutada seal veel igast lisaefekte ja siis näiteks vundamenti ankurdatavate elementide igast väljatõmbe kandevõimed ja et asi nagu läheb täiesti teisele tasemele, et see on lahe asi. Ja siis need järgmised 3 punkti, nendest ma juba tegelikult rääkisin, et need on siis varsti tulemas. Ja edasi, et kuidas siis alustada, ideostatika.com, tõmmake 14-päevane trial. Kodulehel on support'i all on väga palju erinevaid näidismudeleid, väga palju on neil webinare, väga palju on tehnilisi artikleid ja teoreetilise tausta artikleid, et kindlasti lugege neid, väga hea info. Siis YouTube'i link on siin, teine variant on BIM Solutions Estonia YouTube'i link, mis on siis nii-öelda minu kanal, eks. Ja võimalik on ka see, et kui ise ei viitsi, siis võime kokku leppida mingi koolituse, et eks see ole kõige kiirem variant, et üksinda lihtsalt suvalt hakata nüüd välja mõtlema, et milline video nüüd on mulle kõige olulisem praegu. See on omaette kunst, mida ilmselt mitte keegi ei oska. Siin on siis BIM Solutions Estonia YouTube'i kanalist väike väljavõte, et seal on igasuguseid ideastaatika videosid ka juba, võite vaadata. Meie koduleht bimsolutions.ee, võib-olla leiate ka sealt midagi huvitavat. Ja ehituse e-hüppe ärge unustage, 5. jaanuar on tähtaeg. Kui olete mingitest tarkvaradest huvitatud, näiteks ka ideastaatika, juba osad on küsinud taotluse jaoks hinnapakkumisi. Et küsige julgelt ja loodame, et järgmine aasta saame ägedamaid arvutusi teha ja efektiivsemalt asju lahendada. Aitäh tähelepanu eest ja järgmise korrani.